Tallinna lähistel Humalatallis viidi nädalavahetusel läbi Eesti esimene drooni jalgpalli näidisturniir, mille peamine eesmärk on noorte seas propageerida inseneeria valdkonda. Alustasin mudellennuga kunagi 80ndate lõpus. Mu vend tegeles võidulennuga ja vedas mind ka kaasa. Siis oli 30 aastat pausi ja siis tuli koroona ja siis me hakkasime pojaga tegelema droonidega. Drooni jalgpalli meie nägime esimest korda, siis kui me käisime 2 aastat tagasi drooniralli maailmameistrivõistlustel ja seal oli näidisala. Esiteks on ta selline sotsiaalne mäng, kus meeskonnatöö on palju olulisem kui näiteks rallis. Ja teine on see, et ta on nii lihtne. Et inimesed saavad hästi kiiresti selle tunde kätte, et nad oskavad midagi. Ja see ongi põhiliselt 2 põhjust, miks teda proovida tuua siia, et saada noori kiiremini tehnoloogia juurde. Ka neid, kes sinna muidu ei satuks. Drooni jalgpalli saavad mängida absoluutselt kõik inimesed, kes pulti käes suudavad hoida. Droon ise on hästi lihtne, juhtimine on hästi lihtne. Droon ei ole vaja prille, ei ole vaja kallist tehnikat, üpris odav on ta ka. Meie eesmärk on septembris avada liiga ja selleks liigat avada me tahame, et seal oleks vähemalt 32 tiimi. Mul on enam kui kindel, et seal on neid palju rohkem. Tegelik eesmärk on esimest korda elus öelda, et Eesti jalkameeskond on maailmameistrivõistlustel. Ja see on meil esimest korda võimalus 2027. aasta sügisel. Ükski teine jalkameeskond selleks ajaks sinna ei jõua. Front 42 on kaitsetööstuse ettevõte, kes tegeleb Ukraina kogemuste toomisega Eesti kaitsetööstusesse ja samal ajal me tahame aidata tehnoloogia sektoris leida uusi insenere, kasvatada huvi selle sektori vastu ja drooni jalgpall on üks väga hea võimalus selle jaoks, sest et see annab võimaluse kiiresti õppida seda mängu ja teha seda väga mänguliselt. Eesti Inseneride Liit oma 105-aastase ajaloo jooksul on kogu aeg tundnud muret Eesti tehnoloogiatööstuse arengu pärast. Tehnoloogiatööstuse arengut toetavad tegelikult haridusvaldkonna tegevused, kus me oleme läinud mehitamata liikurvahendite õppega põhikoolidesse. Tänane sündmus Vabadussõja langenute mälestuspäeval 3. jaanuaril siin Humalatallis on seotud koolidesse viidava sportliku droonilahinguga, drooni jalgpalli näol, mis on täiesti uudne spordiala, mida saab harrastada kõikides koolides üle Eesti ilma ohtu seadmata erinevaid tegevusi. Me oleme selle tegevusega saavutanud väga suure kandepinna, kui me juba tänaseks oleme teise droon valdkonnaga jõudnud üle Eesti 20 kooli. Meie eesmärk on saavutada võimalikult suur tehnoloogia huvi, avastada lastes loovus ja selle loovuse kaudu kasvatada Eesti eksportivat tööstust.